Rõõm näha sind. Jaa, ka mul on rõõm näha. Möödunud on vähem kui aasta sellest, isegi vähem kui kuu, võib-olla mõned nädalad. Ja rutiinselt alustame oma sellist vestlust olulistel teemadel. Kas sa oled tänaseks midagi välja vaadanud, mis sulle silma jäi? Enne kui sa laod välja sinna tohutu kaskaadi küsimusi ja tähelepanekuid, mõtlen, et ma ei tea, kas sina jälgisid, vahepeal ma põnevusega lugesin kroonikast, kuidas Merle Jääger lahkas oma lööri läinud suhet. Õigemini, ma ei jõudnud süveneda kõikidesse üksikasjadesse, aga mind rabas pealkiri, kus ta kirjutas, et endine elukaaslane lõi mul silma siniseks ja ka mina suskasin teda noaga rindu. Ma väga ootasin, mõtlesin, et põnev. Ma väga ootasin, et nüüd ilmub ka artikkel elukaaslased, kus tema ütleb, et ma tonksasin Merkat sõrmenukkidega silma alla ja tema lõi mulle noa südamesse. Aga seda ei tulnud. Esimene reaktsioon on muidugi see, et kuidas sellest nagu kirjutab ikkagi ajakirjandus, et vaata kui, et noaga lööma ja pussitama. Just. Et kas see on siis see, et pussitavad sõbrad, kes joovad. Et väga levinud on see, et kui tegelikult maailmas, eks et üldse sellises sotsiaalses maailmas, et sellised ütleme, keskklassist tihtivad allapool olevad grupid siis joomingu käigus emotsioonid kasvavad niivõrd ja sa muutud teatavasti nagu läheb mingisse afekti, kus on väga palju sellist tunnet, et see olukord nüüd ongi see olukord, kus ma pean midagi lahendama või et ma olen kaua ennast hoidnud ja nüüd ma pussitan, eks ju, aga vaata, mulle tundub, et Merka suhtes ajakirjandus otsustas, et kui seal on mingisugust nuga mängus, siis ärme kasuta pussitamine. Sest Merka on ikkagi kõrgem klass, eks ju. Ja võib-olla ka temal endal ütleb, mis pussid, ma suskasin teda rinda. Aga tema lõi mul silma siniseks. Võib-olla ta tekitad niimoodi ja hoopis Merka lõi sügavale, et kus on see tõde ja kas ajakirjandus oleks pidanud küsima, kuule, kuidas täpselt oli või ei oma see üldse tähtsust. Kui see ei oma üldse tähtsust, siis võib-olla ka see pealkiri ei oleks pidanud olema nii just kui nagu üksikasjalik. Tegelikult oma üksikasjalikuses oli see pealkiri ikkagi poolik, võib-olla isegi eksitav. Ja ma ütlegi, et mulle tundub, et kuidas tegelikult ajakirjandus läbi nende lugude, mida tuuakse välja, ka koolitab rahvast. Ja selles mõttes, kui me mõtleme, et kus kohas on noored meedias, noored on sotsiaalmeedias, igasugustes TikTokides ja sellistes kiirematest, et nagu et mul on vaja kiiret stimulatsiooni, siis seda Merka lugu ei loe, seal loed teatud grupp inimesi. Ja küsimus on, et miks nad seda loevad ja teiseks on ikkagi see, et kas see teema on oluline. Või nagu ma räägin, et kui me nüüd ütleme, et tegelikult toimub pussitamine ja noaga selline suskamine toimub mingisugustes ringkondades, et miks pärast me räägime sellest kontekstis, kuule, et vaata Merka peres on ka see nagu okei. Et kas see on umbes selline kultivatsioon, et toome selle noaga suskamisega nagu tavakeskkond, tavakeskklassi ellu umbes, et kui teil nuga käib kodus ringi emotsioonide käigus, et see ei ole pussitamine, et ta on nagu selline noaga suskamine. Mind just nagu see nagu kõnetab just see poole, et miks me sellest niimoodi räägime ja kui üldse, eks ju. Ja kui üldse, et siis selles kontekstis, tegelikult kui sa loed ajakirjandust või üldse vaatad, iga nädal keegi kuskil lahutab, aga see ongi see, et ajakirjanduse jaoks peab olema, kes on süüdi või kes oli rohkem süüdi. Oleks võid ka kirjutada, läks elukaaslasest lahku, aga ei, kuule, läksid, mis seal siis nagu täpselt oli, et kas me peame lugema või kas me peame nagu näitama, et alati on keegi nagu rohkem kurjategija või et õigustama, vaat tema võib lahkuda, sest tema löödi silm siniseks, tema ainult enesekaitseks suskas või siis, et ongi, kas on vaja iga kord otsida süüdlast ja kas üldse on süüdlast? Ma kahtlen sügavalt selles, et igasuguse koos nõu või lahkumineku puhul võib kellegi poole näpuga näidata ja keegi on puhas poiss. Ma olen sinuga nõus, jah,
aga ikkagi mul hakkas nüüd, muide praegu sellest, mida rohkem räägime, seda rohkem hakkab muretsema, et see kontingent, kes tegelikult on Merka selline, tead, nagu jälgija ja fänn olnud ka mingitel muudel aegadel, kas ta nüüd ei võta seda kui sellist, tead, nagu eeskuju, et kui mul oma mehega kodus on nüüd või naisega, eks ju, on siis nagu riid, et tegelikult võib ju noa mängu võtta. No, et kas ta ei tekita seda sellist soosingut justkui? No jah, see tegi, aga ta lõi mind esimesena. Et nüüd ma võin võtta noa, enese kaitseks, eks ju. Ja võib, see on väga sügav küsimus, eks ju, et kas võib? Jah, kas võib ja kas, kui ma pärast võtan noa mängu, satun kohtu alle, miks te seda, aga ma lugesin lehest, Merka ka suskas. Täpselt. Ja no, see on normaalne ju. Lõplik vastus on, et ei või, eks ju, aga kas läbi selle loo äkki me just kultiveerime seda, et tekib segadus? Ja läbi selle loo tegelikult me kultiveerime seda, et keegi jäi karistamata, okei, mees lõi silmasiniseks, siin artiklis ei ole kirjutatud, et oli perevägivald, suskas noaga ka ei ole, lihtsalt see oli meie omavaheline tüli, et siis on nagu okei, tegelikult see ei ole okei, tegelikult ma saan aru, et ma suskasin noaga, tuli politsei, ma kahetsesin, mind karistati, et seda ei ole, see juba nagu tekitab sellist küsimust, aga miks te siis seda nii avalikult räägite? Igasuguseid, kui me juba kuritegudest räägime, on veel ma enne, kui sa tuled oma põnevate uudistega, üks Peipsi-äärne kalur läheb Tartusse, et minna mitmeks aastaks vangi, 8 aastaks. Küsin sinu jaoks, 2 aastat reaalset vangistust on tegelikult nagu väga karm, et mis sa arvad, mida ta tegi? Kalur. Peipsi-äärne kalur. Tead, ma ei kujuta ette, ma käin küll ka samamoodi Lõuna-Eestis kalal vähemalt kord aastas sõpradega ja mõnikord jõuame ka Peipsile välja kaatriga, aga ma ei tea, mida ta võis teha? Juudes peaga äkki midagi ikkagi? Ei, kusjuures ei olnud midagi juudes peaga, aga ta tegi tõesti väga-väga hullu asja, mille eest tõesti teda on põhjust karistada, ta püüdis Peipsi järvelt ebaseaduslikult kala. Ja 8 aastaks vangi. See on väga karm, aga ma küsin teine case, kui Daniel 19, kui sa juba tead, et tüüp püüdis ebaseaduslikult Peipsi järvest kala, läheb 8 aastaks reaalselt vangi. Daniel varastas apteegist tupekuulid, 2 vibraatorit, Vaagna põhjalihaste treeningsseadme, siis ühelt inimeselt varastas 379 eurot maksva Samsungi mobiiltelefoni, üritas seda viia pandimajja, seal jäi vahele ja teel pandimajja varastas veel Rimi kauplusest 2 eurose 1,5 liitrise mulli vee. Lisaks sellele oli ta jõudnud selle kuu aja jooksul vägistada ühe naisterahva ja lisaks sellele tungis ühele inimesele kallale samal ajal, kui tal oli juba tingimisi karistus ja õnneks siis sai ta vanglas ka kokkuleppe, ühesõnaga tore noormees, asjalik, pidevalt on käed ja tööd täis. Ja ta sai ka loomulikult kohtu poolt karistada, mis arvad, missugune karistus siis temal on? Kas on referentsiga sellele, et see on mitte proportsionaalne, tõenäoliselt, ma ütleme, ma ei tea, mulle tundub see mitte proportsionaalne. Sellepärast, et kalur läks sellise ebaseadusliku püügi eest vangi, siis tõenäoliselt see poiss sai siis mingi tingimisi kriminaalhoodust. Ja tingimisi ja kogunisti pool aastat peab ta istuma vägistamise ja varastamise eest ka vangimajas. Tead, aga see tuletab mulle meelde, ma tegin alles hiljuti siin just Eesti Andragoogide liidule koolitust. No, ütleme, väikest sellist 2-tunnist sellist kriisipsühholoogiasse sisseminekut ja teemaks tuli just see ka nüüd värske uudis,
milleks oli siis see, ma ei tea, kas isegi sina rääkisid sellest uudistes, et teemaks oli Ustimenko kohtukeis Postimehe vastu, kus ta siis oli rahulolematu ja räägime Ustimenkost, kes on siis aastate tagune selles mõttes selline rents, kes siis tappis mitmeid inimesi tappis. Ja talle ei sobinud see, et Postimees nimetas teda mingisuguses loos sarimõrvariks. Et ta ütles, et see ei ole sarimõrvari definitsioon. Loomulikult ta kaotas kõikides astmetes, sest kohus leidis, et ikkagi see, kui sa tapad mitmeid inimesi, see ikkagi on mingisugune sari ja see, me võime seda nii nimetada. Aga ma jõudsin sellel koolitusel just selle mõttekäiguni, et kui teades inimese psüühikat ja kui sa tapad, et mitte planeeritult teed, sooritad kuritegusid järjest ja üsna kiiresti, siis ta on teatud sellise mentaalse, natuke sellise, ütleme, afektiseisundi faasis tõenäoliselt, ehk siis see on võib-olla ka maailma taju erisus, kus sulle tundub, et ma võin seda teha, et maailm pakub mulle neid võimalusi ja ma teen ja see on okei ja ma tunnen ennast sellest hästi. Ehk siis ma tahan tuua paralleeli, et mitte kõikide inimestel sama emotsionaalne seisund ei tekita ainult mõrvamist, et see võib tekitada ka muud kuritegelikku käitumist. Lihtsalt mulle praegu kuulates selle noormehe sellist kriminaalset ajalugu, kriminaalset sellist anamneesi, mulle tundub, et see on ka teatud seisundi tulemus, eks ju, et küsimus on ka, et kas siis see instants, kes teda varem jälgis või mingisugune hetk uurimise alla sattus, ei märganud seda, et ta on sellises mõtteseisundis või afektiivses perioodis, kergelt maniakaalne isegi võiks öelda, kus talle tundub, et ma võin teha, mis ma tahan. Ehk siis ma võingi varastada seda mullivett, ma võin neid tupekuule varastada, vägistada ja muid asju teha ja see kõik, et maailm toetab seda. Et see on mindseti küsimus, on ju. Et see on küsimus ka meie sellisele, ütleme, kogu korrektsiooni poolele, et kuidas me jälgime seda, kas me märkame neid inimesi ja selles mõttes ta erineb sellisest planeeritud sari kurjategijast. Et planeerija, sellise arhetüüpilise loogika järgi, kui me räägime sari mõrvar või sari kurjategija, ta planeerib oma rünnakuid ja kavandab ja siis teeb neid mingisuguse sellise plaani järgi ja seal on mingisugune perversne huvi ja nauding, aga need on sellised impulsiivsed, aga perioodi sisse mahtuvad afektiivsed kuriteod. Ja küsimus on ka selles, et kui me räägime üldse karistusseadustikust või karistamisest, et ma saan aru, on üks mees, kes püüdis kala, ei maksnud selle eest maksu, see on riigi järv, me paneme ta kinni, isoleerime, nüüd see kala võib ujuda, ütleme, riik võib-olla, ma ei tea, hoiab sellega raha kokku ja nüüd on üks, ütleme, pervert, kes vägistab, varastab, me paneme ta pooleks aastaks kinni, me laseme poole aasta pärast jälle välja, et see ongi, et mis see riik sellega saavutab, ma saan aru, ühel juhul ta saavutab seda, et kalad jäävad puutumata, teisel juhul saavutab, see oli veel enne jõulusid, see Daniel juba käib tänavale ringi, et sina nüüd käi edasi, see kalur istub ikka veel vangis. Siin on kaks asja. Mis oli karistuse eesmärk? Ma arvan, et kui ise olles töötanud tegelikult selles süsteemis, ma tegelikult siiralt, nagu sa juba tead, et ma ise olen pigem sellise struktuuri usku, et loomulikult igal pool on eksimusi tuleb ette, aga siin võib olla ka mingisugune loogika seoses sellega, et me ei ole ammu karistanud kedagi rangelt ja niimoodi, et see meelde jääks ja uudiskünnist ületaks seoses illegaalse kalapüügiga. Ehk siis loome pretsedendi või tead midagi seesugust. Küll jah, on selle inimese suhtes on see väga kurb, eks ju, aga ta justkui kõlab läbi ja kõik nüüd teised kalurid mõtlevad, oh my god, et ma ei tohi kala püüda või dünamiidiga, et ma lähen ka nüüd vangi. Samas selline noor, pervert, eks ju, vanglasüsteemi kohtlemismudeli loogika on see, et me töötame sellist, ütleme, ta on küll retsidiivne, eks ju, aga ta kuritegevus ei ole veel nii sügav, et tal on laibad järgi, eks ju, kuigi vägistamine on väga seal lähedal. Et see mõttekäik on selles, et püüame talle saada kiiremat, efektiivsemat sekkumist kriminaalhoolduses, kus siis on rohkem jälgimist.
seda kriminaalvusametnik võib teda ise kutsuda välja nagu mitmeid kordi nädalas, jälgida ja rääkida, programmidesse teda panna, et me ei pea võib-olla teda isoleerima ühiskonnast. Seal on, võib olla mingisugune kaalutlus, mida me tegelikult ei tea nende case'ide puhul. Ja selle sama, ma tegelikult ei tea selle kaluri varasemaid eksimusi, eks ju üldse sellist, et nagu ka antisotsiaalset taustat me tegelikult ju ei tea. Ja, ma räägingi, et kui me võtame puhtalt fakti, aga me jõuame ka tõesti selle juurde, et milleks siis on vaja inimest vangistada või mida üldse see annab isoleerimine ühiskonnas. Oli ka siin mõni nädal tagasi juhus, kus lastelaagrisse võeti kokaks üks mees, pärast selgus, et tegelikult ta on pedofiil, ta... Eestis oli see või? Jaa, Eestis, jah. Töötas kokana ja talt oli küsiti, et kuule, oli mingi case, aga mingi... ma ei ole vangis olnud, okei, kuule, tee süüa. Pärast selgus, et oligi kohtu case, oligi süüdi, oligi väikseid lapsi vägistanud, oli küll kokkuleppe menetlus, ta sai tingimisi karistuse ja ta ütleski, et ma ei ole vangis olnud. Selge, aga... Samas meil on küll ja küll neid pedofiile, kes on sattunud vangi pärast tööd, aga ta käitus nagu normaalselt, kedagi ei agistanud, mingid laste vastu huvi tundnud, lasime välja ja pagan jälle väikse tüdruku vägistas ära. See sama asi, et kas me siis peame üldse vangi panema, kui me nagunii laseme välja, kui nagunii inimene seal ei muutu. Tead, see on väga nagu selle konkreetse case'i ja selle konkreetse inimese sellise kriminaalse sellise karjääril pildi lugu. Eks ju, et me peame vaatama, mis on varem olnud, eks ju, tegelikult siin tuleb ka nagu kunagine kooliinfo, tuleb appi, lapsevanemate taustad. Eks ju, et kuidas see arenenud on, aga ma pigem, see praegu, mis ma räägin, mul räägin, tuleb kiire loom, tuleb meelde see, et kui ma oli eelmine aasta või niimoodi, et võta, kuna ma olen töötanud selles süsteemis, eks ma ju tegelikult ka tean mõnda nii-öelda pedofiili, eks ju. Või ütleme sellise suunaga inimest, eks ju, ja ka karistatud inimest. Ja usu või mitte, ma käisin oma perega, ehk siis oma, ütleme, väiksema lapsega ja naisega olime ühes poes Tallinnas. Ja me sõitsime niimoodi, see lugu meeldib sulle, me tulime nagu rattaga, lapse rattaga, sõitsime sisse, laps jättis nagu ratta sinna nagu poodi sisse ja siis me läksime nagu poodi, mina nagu märkasin seda tüüpi, ma tean teatud inimesi, ikka jäävad meelde sellised retsidiivsed kujud, ma märkasin seda tüüpi järjekorras ja ta ei näinud mind ega midagi ja siis me läksime nagu perega nagu poodi, aga see ratas oli seal nagu kassa ees ja see tüüp tuli, siis maksis ära, läks kassas võtta, nägi seda ratast niimoodi korraks nagu vilksamisi vaatas nagu poe peale, läks välja, kuule nüüd siia. Läks välja niimoodi ja mina rohkem nagu unustasin ära selle asja, ma mõtlesin selle peale, et vaata, et jah, et ta oli kunagi karistatud ja nüüd ta liigub ringi, ei olnud väga nagu sotsiaalselt nagu selline, kui seda öelda, ülimalt hästi integreeritud tüüp, et teda nagu on ka näha, kui sa vaatad ta otsa, siis ta nagu kiirgab sellist midagi muud, ütleme siis midagi võõrast. Otsime oma asjad ära lapsega, tulime välja, võtsime ratta, tulime välja ja see hetk, kui me astusime välja uksest, laps läks rattaga ees, natuke me tulime järgi, ta oli seal samas ukse juures ja kohe keeras selja hakkas ära minema. Saad sa aru, et see pilt oli reaalselt see, mis mulle nagu kivistus nagu silme ette oli, et ta tegelikult nagu vaatas, et kas see laps on üksinda. Eks kohe, kui ta nägi, kas siis mind või lapse vanemaid, siis ta kohe nagu canceldas selle mõttekäigu ja läks edasi. Loomulikult võiks öelda, vaata nagu vargad tihti ütlevad, ma tegin siin suitsu, aga mis siis on? Aga see motiiv, et miks ta tegelikult jäi sinna nagu seisma ja ootas potentsiaalsed ohvrid. Me teame, et pedofiilia ja kõik sellised, ütleme, rasketahulised psüühikahäired, nad ei ole ju lihtsalt nagu vanglakaristusega või isoleerimisega muudetavad. No just, et miks me mõtleme, Ustimenkot ei või välja lasta, sest kui ta välja tuleb, ta võib jälle mõrvata, ta on potentsiaalne roimar, aga pedofiiliga, teda võib, ta kindlasti ei vägista. See on täpselt samasugune psüühika või mis iganes häire ja see puudutab tegelikult palju rohkemaid inimesi, et tihtipeale need mõrvarid löövad maha mingi oma joomakaaslase või mis iganes, aga pedofiil haavab ühiskonna kõige abitumat osa, ehk siis lapsi, et sellest ma nagu ka ei saa aru, et miks me ei tõmba võrdusmärki nagu võrdselt psüühiliselt
sellist stabiilset. Ma arvan, et siin on selge see ka, et on erinevad sotsiaalpsühholoogilised programmid vanglates ja kriminaalhoolduses, mis tegelevad erinevad õigusrikkumise sellised nagu taustaga ka, eks ju. Ja tehakse ka riskihindamist ja kogu sellist planeerimist. Aga väga paljuski selline arusaam nendest häiretest ja sellest rikkumisest on seotud ka sellise, ütleme, üldise maailma arusaamaga sellest häirest. Et noh, see on see, et eestlased otsustasid nii. Et tegelikult me oleme üsna sünkroonsed sellise, ütleme, Lääne-Euroopaga, eks ju, ja ka Ameerikaga. Me vaatame, mida teised teevad, mis on efektiivne ja see areneb ajas. Eks ju. Jah, minu arust efektiivne on see, kui on pedofiil, kui sa tahad enne tähtaega välja me kastreerime sind ära. Ta ei tegi seda isu enam poes vaadata väikest last, mis ta teab, et mul ei ole mingisugust perspektiivi, aga kui te ikkagi hormoonid ikkagi möllavad, see on sama hea, kui keegi paneks mind vangi, ütleb, ega sa rohkem naisi ei vaata. Ei, ma ei hakka üldse naiste poole vaatama. Ja ma tulen välja ja no mis ma teha saan, kui mind nagu naised tõmbavad. Et see on sama, ma võin vanglas väga hästi käituda ja olla viisakas, aga ma ikkagi otsin võimalust naisega kokku saada. Rääkides naistest, on tehtud uuring Eestis ja mis arvad, mitu protsenti vastajatest Eestis arvavad, et oma sugu võiks muuta ilma arstiga konsulteerimata? See on see teema. Jah, et noh, et on väga paljud inimesed, kes tõesti mõtled, aga ma vist ikkagi ei ole nagu rahul oma kehal, ma tahaks ikka naine olla. Nii, mul on üks tuttav tüüp, kes teeb mul operatsiooni ära. Äkki sa räägid perearsti või psühholoogi? Ei, pole vaja. Ma olen teen ise ära. Kui palju neid inimesi on, kes ütlevad, et nemad ise on valmis otsustama, ma võin oma sugu muuta? Minu arust seda uudist nägin, kus kelle see oli jahmatavalt suur protsent. Jah, jahmatavalt suur protsent on enesekindlaid inimesi. Ütleme, 15% inimestest on valmis, 15% on valmis minema ja laskma, kuule, lõigake mul noks ära, ma tahan naiseks saada. Tead, praegu mul viskas kohe ette, praegu oli uudistes, kes läbi see, et kas, mis tiigis see oli, kus see üks mees oli üliõnnelik selle üle, et ta sai nagu väga kolli koera sarnase kostüümi ja ta käis sellega ringi, tead nagu, see oli Jaapanis või kuskil mingi Aasia taust oli seal nagu taga. Ja selles mõttes, et ta käis ringi sellega ja ta oli üliõnnelik selles ja et tead nagu, noh, ja see kolli nägu oli ka, see kostüümi nägu oli ka niuke selline, tead nagu õnnekurb. No tead nagu, et ma olen nii, et ja siis ta seal käis ja siis see naine oli seal kuidagi paitas teda ja niimoodi, et see läheb kõik ühte sellisesse psüühilise dysfunktsiooni minu jaoks ka. Vaata, see on sama asi, kui inimene tuleb arsti ja ütleb, et lõigake mu jalg ära, see ei ole minu jalg. Tead nagu, et see on siis mingisugune selline, ma praegu nagu kliinilist terminit jään sulle võlgu, et padidüsmorfia või midagi seesugust, kus sa tunned, et midagi on viltu, kas siis nii-öelda suguelunditega või sooga või siis jalaga või siis kehaga või juustega või teed nagu, et kuni siis selline välja, et ma olen koer. Eks, ja me teame neid lugusid, kus on väga palju seksuaalset nagu suhet ka mingisuguste mitte elavad objektidega, eks ju, kõik armastab oma autot nagu seksuaalselt ja keegi seal mingid esemeid. No, et see kõik on sellises ühtses patoloogias ja tegelikult psühhiaatria ja psühholoogia spetsialist üle maailma on otsustanud ja noh, kogu aeg otsustavadki ja lipped kokku, et neid piirid me tõmbame sinna, et kus on normaalne, kus ei ole, et mis on tegelikult, see on kahjustuskriteerium, et mis on kahjulik teistele inimestele või sulle endale, eks ju. Ja mulle tundub, et või sulle endale on kuidagi viimase paarikümne aasta jooksul hakanud nagu muutuma pehmemaks. Et me enam ei mõtle selle peale, et tegelikult see, mis me nüüd hakkame tegema sinu keha muutmisega seoses, on kahjulik sulle endale. Et see on nagu muutumas, tead nagu noh, et kui sulle endale, siis on nagu just okay. Et see on sinu inimõigus, et ma tahan ja ma teen, et tead, aga ma ütlen selle skaala, tegelikult see me räägime skaala äärmusest. Kas sa saad aru, et tegelikult selle sama skaala peal hakkavad igasugused body modifikatsioonid, igasugused, tead nagu 150 piercingut on mu keha peal, eks ju. Mingid needid on läbi löödud kuskilt kehast, mingid sarved on tehtud, kõrvad on ära lõigatud, väikesemad piercingud, tatoveeringud, see kõik on tegelikult sama skaala, tead nagu selline järjestus teema, kuni selleni välja, et ma ei ole enam inimene. Mõistad selle
äärmuslikus patoloogias ma ei ole enam inimene, ma olen koer, aga tegelikult siin alguspoolel siis see, et ja see on tegelikult psühholoogias ka, et ta on omavahel seotud nii isiksusega, nii lapsepõlve traumadega, kui ka igasuguse kompotiga, mis on nagu keskkondlikus demograafilises nagu ühiskonnas on ümberringi, kuidas see sind on mõjutanud. Ja võt, nüüd sa oled täiskasvanud inimene ja justkui võid otsustada seda. Ja siin mul tekibki küsimus, et kas me kõik näeme, et see on mingil määral kõrvale kaldumine, kas nüüd tegelikult peaks arst või psühholoog või keegi teda aitama või mitte, see on tema inimõigus, las ta ise teeb, las ta saeb ennast pooleks ja ütleb, et ma ei taha seda pead või mis, et see sama, et kus siis tegelikult see piir läheb. USAs on ju, ei ole sugusid kaks, seal sa saad endale praktiliselt välja mõelda juba, mis... Mitte ainult USAs enam. See on ka Eestis nii. Just, et hakkab Eestis, et ühest küljest, et on sul õigus tõesti öelda, ma ei ole mees, ma ei ole naine, ma olen mis iganes, aga teisest küljest, et just see sama normaalsuse piir. Aga ma arvan, et see jõuabki mingisugusesse filosoofilisse sellise ideoloogia sellisesse nagu vanni, et millises maailmas me tegelikult tahame elada. Aga tead, üks mõttekäik, minul kui selline suur science fictioni ja selline, tead nagu kosmosehuvilisele, eks ju, ja mõtlen siis astronoomilise kosmosehuvilisele, on just see, et tegelikult mul see mõttekäik nagu toetab seda aru saama, et inimene ei saa kunagi olema valmis päris kontaktiks maavälise tsivilisatsiooniga, kui sa ei aksepteeri kõiki neid erisusi, mis siis on maa peal, see või sinu enda tead nagu teiste inimeste vahel. Me räägime nii sugudest, rassist, kehaväärist, mis iganes kategooria nagu arvestamine, eks ju. Ta valmistab sind ette selleks, et tegelikult me ei ole ainult tead nagu me ei ole ühesugused ja sa aksepteerid nagu teistsugust tüüpiga. Ja see on juba filosoofiline küsimus, kas see selline maailma pildi muutmine võib-olla isegi lammutamine viib meid edasi või tagasi või mis see... Tead, probleem tekib sellest, et siin on öeldud, et kui palju 15% on nagu valmis nagu oma sugu muutma või midagi seesugust, aga miks pärast ei ole toodud siia kõrvale nagu protsenti, kuivõrd paljud oma sugu kirurgiliselt muutnud inimesed üle maailma ei ole sellega rahul pärast. Ja järgmise 10 aasta jooksul. Paneme selle siia kõrvale. Et see on jälle nagu ajakirjanduse küsimus ka, et ajakirjanikud, et kui see, mida me kirjutame, me kultiveerime ühiskonda. Jällegi see sama näide, et 15%, et see on justkui nagu eeskuju, et kas sa oled selle 15% sees või sa oled väljas, et tule meie sekka. Eks ju, julge olla meie, aga palun räägime ka sellisest nagu pahu poolest, eks ju, et kui paljud nendest inimestest nüüd tegelikult ei ole rahul ja see on samamoodi jahmatavalt suur protsent. Ja ma tahaks teada, et kui palju on ka see protsent inimestest, kes tõesti rääkis mingi psühholoogi või arstiga, et kuule, ma tahaks kuju muuta, ta rääkis, et kuule tõesti, ma annan dobro, mine muuda ära, ta muutis ära ja ei ole rahul ja pärast ta selle sama psühholoogi kaebas kohtus, et ma ütles mulle, ja ma ei ole oma selles rahul, et võib-olla on see just võimalus, et kuule, see on sinu business, sina tahad, et ära arste siia topi, et võib-olla see ongi selline... See on hea küsimus, jah, ma ei tea, kas nagu väga palju psühholoogid nagu sellist nagu dabrood või sellist nagu soovitust või sellist kinnitust nagu annavad, aga nende ülesanne kindlasti on aidata inimesel selguse jõuda nendes teemades, mis sind viivad siis nagu nende mõtete nii, eks ju, ja siis pannagi kaalule see enese vigastamise kaotuse pool, et mis saab sellest, kui sa nüüd seda nagu muudatust nagu teed ise endaga, et eks lõpuks ikkagi iga inimene vastutab ise oma tegude eest lõpptulemusena. Kuule, aga nüüd juba aeg on juba nii kaugel läinud. Aga ma ootan jätkuvalt sinu küsimus minule. Jah, mis teemal? Mis oli esimene küsimus, millest me täna alustasime? Jaa, et missuguste teemadega sina oled tegelenud või missugused teemad sind on paelunud? Tead, mina kui selline ikkagi kultuurnik, kes jälgib maailma ka sellisest, tead nagu ma olen kohal, aga natukene sellisest nagu välja astutud, tead nagu sellisest transcendentaalsest nagu tasemest, eks ju. Ma arvan, et me ei saa üle ka ümber Barbist ja Oppenheimerist.
et ja mulle väga nii-öelda 2 sellist suve siis nii-öelda kultusfilmi võiks öelda ja mulle meeldis see, kuidas ameeriklased olid teinud mingisuguse kaardi sellest, et mis osariikides domineeris Oppenheimeri vaatamine ja mis osariikides Barbide vaatamine ja see korreleeriti valimistulemustega, kus siis valiti demokraate või siis republikane, eks ju, nii-öelda vabariiklasi. Ja see oli põhimõtteliselt tugevas, ma mäletan, mis see number oli seal, aga see oli tugevas korrelatsioonis, et Barbid käisid vaatamas need osariigid, kus valiti vabariiklasi ja Oppenheimerid käisid vaatamas siis need osariigid, kus valiti siis demokraate. Ja mina isiklikult kohe automaatselt siis paigutusin, ma Barbit ei ole siiamaani näinud, aga Oppenheimerit küll käisin vaatamas. Ma ei ole kumbagi vaadanud ja ma ka pingsalt mõtlen, et keda siis ameeriklased valivad, kas vananevad härrasmeest või siis rohke kriminaalse toimikuga edevat vanameest. Et selles mõttes on tõesti, valik on väga markantne. Ja, aga tead, ma ütlengi, et inimesed nagu kuidagi jälle lihtsustavad üle selle olukorra. Et ma arvan, et ma pole Barbit, ma arvan, mingi kindlasti nagu vaatan seda, kui ta nagu on vaatamist väärt, ma vaatan seda ka lõpuni. Aga see mõte on selles, et vaata, me lihtsustame üle selle, et Oppenheimer, see on ju õudusfilm, see on ju nagu maailma lõpu nagu teema ja nagu aatompomm ja kuidas see kõik oli. Et ma ütlen sulle, kui ma seda vaatasin, see oli selline, Christopher Nolan loomulikult on selles mõttes selline revolutsiooniline režissöör ja see kõige pullim oli see, et see film kubises staar osatäitjatest. Et umbes nii, et kõik näitlejad, kellele agent helistas, ütles, kuule, Nolan teeb ühte filmi, ta ütles jaa, ükskõik mis osa ma mängin ja oligi mikroosades, ka sõnatutes osades olid Ameerika superstaarid. See on uskumatu, selles mõttes film ja see film tegelikult nagu visuaalselt ma ei käinud teda IMAXis vaatamas küll, aga ma kujutan, et IMAXis on ta nagu veel grandioossem, aga see formaat oli väga tuttav sellise tänapäevase justkui nagu lavastatud dokumentaali formaadis, eks ju, et ta nagu jooksis nagu ajas hästi, ta nagu niisugust hüpet oli seal, et intervjuu ja ajakulg nagu Nolanile on kohane lõigata, aga ta oli selles mõttes nagu dokumentaal ja ta on ajalooline film. Ta on nagu ajaloo selline maitsekas draama. Ja et ma soovitan seda kõigil nagu vaatama minna. Barbi kohta ma ei oska öelda. Aga ma jällegi mitte nähes neid filme, ma võin öelda, et selle Oppenheimeri puhul kindlasti filmi produtsendina ma saan aru, et tuleb geniaalne režissöör, et ma tahan teha tuumateadlasest filmi, Hollywoodis ka, aga mis tõmbab inimesi vaatama, kas me lähme vaatama Barbi filmi või tuumateadlas, ei, lähme, aga seal mängib see veel, kas see mängib ka, see mängib okei, see vähemalt head näitleja, ma söön selle tuumateadlase filmi ära ja ta on juba saalis. Ja mis nagu Barbi puhul jällegi, kui me turundusest räägime, on jällegi see, et ma imestan, et millest ei ole jaburamat ideed, ma kujutan ette, millest me võiks nagu filmi teha, sellest on tehtud selle, teeme Barbi, kas keegi ei ole teinud, teeme, keda me kutsume kõige kõvemad Hollywoodi staarid kutsume ja teemegi sellise, teeme ja siis vähe sellest, see on nagu kulutulena, et kõik inimesed, kes isegi pole kunagi Barbit omanud, ikkagi lähevad sinna kinno, panevad veel riidesse jällegi, milline geniaalne roosad riided selga veel, milline turunduskampaania, et sa teed sellise ideest, mis tundub hullumeelne, realiseerid ta reaalselt ära ja sa veel turundad seda nii, et ta võistleb tõesti Oppenheimeriga. Ühel kaalukausil on kunst, teises vähem kunst, aga nad on tegelikult nagu täiesti võrdsed. Turundus, ma olen täiesti nõus, uskumatu turundus. Barbi puhul uskumatu. No selle üle võib ainult rõõmu tunda. Aga ma toon ühe mõttekäigu veel, kui see ikkagi see hommikune küsimus. Hommikune küsimus. Ja sa küsisid nii ilusti, et mis on silma jäänud. Ja ma arvan, ma tarbin igasugust meediat kogu aeg. Ja mulle jäi silma tegelikult täna hommikune
üks tegelikult ajalooline John Cleese selline üks intervjuu või ta oli mingisugune esinemine, kus ta tõi välja selle, ma püüan seda parafraseerida nüüd, ja John Cleese me teame, eks on Monty Pythoni üks asutajaid ja ka näitleja, minu arust ka Eestis käinud tegelikult esinemas. Ja ta rääkis sellest, minu meelest ta nagu rääkis loovusest ja ta rääkis sellest, kuidas tema, Monty Pythonit ta nimetan nimemest või keegi kolleeg, kellega ta kogu aeg nagu enda peas rivaalitses, ta näitlejana. Ta tundus, et ma ütleme Eerik ja ütleme siis Rüütel ja Aule, eks Aule ja Rüütel, et ma tunnen, et Aule on kõvem tegija kui mina. Me oleme ühes nagu sellises nagu installatsioonist oletame. Ja mulle tundnud kogu aeg, et Aule on kõvem kui mina, aga samas aastate pikkuse koostöö tulemusena kuidagi Rüütel nagu loob rohkem sellist nagu originaalset sisulist contenti. Seda aru. Ja Aule mängib kõike nagu paremini ja nagu on seal sees parem, aga see, kes loob, on nagu see justkui see teine pool. Ja ta just rääkis iseendast, et tema nagu loos nägi, et ta nagu lõi väga palju originaalselt nagu sellist huvitavat sisu, teine küll mängis väga hästi, aga sisu originaalselt ei loonud. Ja ta analüüsis seda ja ta tõi veel viidet teadlasele McKinnonile, kes siis on ka uurinud seda ja ütleski seda, et see erisus tuleb mitte nagu sisemisest andekusest olla originaalse sisu looja, vaid sellest, kes kauem pühendab aega mingisuguse mõtte lõpetamisele. Tead nagu, et ta nägigi, et ta nagu analüüsis ennast ja seda nagu teist näitlejat, ütles, et mina, John Cleese, kui teine nagu lõpetas töö kell 5, läks minema, läks koju, siis mina töötasin 1,5 tundi kauem ja see andis mulle võimalust, et ta võttis selle neede kokku. Aga mina isiklikult nüüd praegu kuuldes seda hommikul seda Cleese'i väljaütlemist, tead, ma võtan selle, ma saan aru, see on nüüd väga selline, tead nagu klassikaline, tead läbilõike uurimustulemus, mida ta nagu tsiteeris. Mina psühholoogina ütleks siia juurde seda, et see ei ole ainult see, et sa töötad kauem, vaid minu jaoks on ka oluline see, et mis sind paneb töötama kauem. Et ma väidan seda, et seda teist inimest ei pannud see, mida nad tegid, töötama kauem millegi pärast. Ehk siis ta huvid olid mujal, miks pärast ta läks varem koju. Eks ju, et sind paneb see soov, see tahtmine, see motivatsioon. Kiire hüppe tänapäeva. Ma olen oma sõpradega kalal. Liigume mööda Emajõge, Peipsi poole, kus see kalur tegi rikkumist, eks ju. Me liigume sinna poole ja minu vana lapsepõlve sõber ütleb mulle, et Eerik, no meil on kolmas ka sõber kaasas, eks ju, kellega me räägime selliseid nagu mingid äriteemasid ja jutte ja siis mu sõber ütleb mulle, Eerik, miks sa kunagi minuga ei räägi sellistest nagu tõsistest teemadest? Seda aru? Ja ma hakkan talle vastama umbes, et vaata, et me just rääkisime siin praegu sellest andekuse printsiibist, eks ju, ja hakkan talle rääkima, et andekuses on nii, ja ütleb, et vaata, selle kala hüppas. Eks ju, et sealt see vastus tuligi tegelikult, et eks ma ju räägin kõigiga kõigest, aga teda lihtsalt ei huvita see. Teda huvitab rohkem see kala, mis seal hüppas, on ju. Ja väga paljudel inimestel katkeb huvi mingite teemade vastu, mis neid ei huvita, nad ei needa seal kaua aega. Et ma arvan, et andekus ei ole mitte, nagu Cleese ütles, ainult see, et ma kauem veedan aega seal, vaid see on ka motivatsioon ja huvi seal kauem aega veeta. Mis sa arvad sellest? Jaa, sest ma arvan ka seda, et tegelikult ma võin sulle öelda siia vastu seda, et tavaliselt andekad inimesed on ka laisemad, kuna nemad saavutavad midagi palju väiksema energiakuluga või see, et kui näiteks mina tunnen, et ma ei ole Eerikust andeka, ma pean lihtsalt rohkem töötama. Tema tegi ära ja läks ja ta on juba saavutab, aga mina võtan selle aja. Üks asi on see eesmärk, mis mul on, kas mul on eesmärk olla parem. Andekal inimesed tavaliselt ei ole eesmärk, ta juba ongi, ta lihtsalt teab, et miks ma pean pingutama, küll ma saan, aga see, kes ei ole selline küll ma saan, ma pean tegema, ma pean harjutama ja siis ma saan. Et seal võib ka see asi. Ja muidugi seesama huvi või motivatsioon, et on ju küllalt neid inimesi, kes
kuulavad, aga ei kuule. Et sa mulle midagi räägid, mul juba nagu mõtted see, et okei, ma ei öeldud, et need kala hüppas, aga ma mõtlen, et persse, kui me sinna nüüd tuleme, et kus me seal peatume või see Eerik ikka veel räägib, täpselt. Viisakas kuulamine. Viisakas kuulamine, nii, meil on viimased 5 sekundit on aega, ma küsin su käest küsimuse. Sa tead, et teadlased uurisid 5 sekundi reeglit. Nii. Ma arvan, et sa tead, mis on 5 sekundi reegel, see ei ole kuidagi seotud mehe ja naise omavahelise suhtlemisega. See on see reegel, et kui sul toidupalukene maha kukub, siis enne kui see 5 sekundit täis on, kuhud peale ja sööd, et ühtegi bakterit peale ei tule. Teadlased nüüd ilmselt pildusid seda maha ja mõõtsid aega ja vaatasid, kas siis on nii, et kui võileib sul maha kukub, sa tõstad ta üles, sa võid rahulikult süüa, kui ta jääb kauemaks kui 5 sekundit, ei soovita seal anda, see on kolibakterid täis. Mis sa arvad, mis järeldusele teadlased jõudsid? Kas me võime rahuliku südamega palukese ära süüa või oli juba 10 sekundit, see oli juba puhas mürk. Tead, mina arvan, see on isiklik arvamus ja ma ei tea, ma ei ole seda tulemust nagu lugenud, mina arvan, et ei loe, et tegelikult see aeg ei ole oluline. Jah, näed, sa jõudsid järeldusele, millele teadlased pühendasid pika aja, nad tegid erinevaid katseid, näiteks nad ütlesid seda küll, nad ütlesid, et see ei loe, aga kui sul kukub paksu vaikkattega põrandale, siis sinna jääb oluliselt vähem baktereid külge, mis on ka loogiline. Kui sul juhtub siledale põrandale kukkuma, sest siis on lihtsalt kontakt kogu selle sitaga lihtsalt tihedam. Ehk siis inimesed, kui toit maha kukub, ükskõik kui kaua ta teil maas ei ole, ta on baktereid täis, aga ära me sellest ei sure. Loodame, et kokkupuudet sitaga on vähem. Jah, aga teie puutume veel kokku vähem kui 5 sekundi pärast. Aitäh sulle. Aitäh.